Kuna koordinaadid on 3D modelleerimise juures kõige tähtsamad, siis vaatame näete isegi visualiseerimise menüü, kus on koordinaadid ja 3D toolsid all on koordinaadid, et mõlemast poolt saab neid siis võtta, et on siis kõikide koordinaatide alus on siis pöördkoordinaat. Peale selle siis on võimalik ümber telje keerata, aga kõige parem ja kõige kindlam variant on 3D punktidega määrata siis, või 3 punktiga määrata tööpind. Esimene klikk on 0 punkt, teine klikk on X teljesuund ja kolmas klikk on Y teljesuund. Miks see on parem nüüd, kui see dünaamiline koordinaadistik? Kui ma nüüd 0 punkti olen pannud siia selle klotsi nurka ja tahan joonistada näiteks seda sama ringi jälle, siin ma saan koordinaatidega määrata. Ma praegu ei oma õrna aimugi, kui suur see kujund on. Aga proovime näiteks, no nii, ilmselgelt oli tegemist liiga suurte numbritega. Et ma igaks juhuks mõõdan selle kujundi ära, siis ma tean, mis koordinaatidega siin üldse saaks opereerida. Nii, ütleme alla 1000. Et saab määrata siis näiteks 500,400 ringi keskpunktiks ja siis ma tean, et see on nüüd sellest kasti nurgast tõesti nii kaugel raadius ja ma saan ikka panna numbriliselt nagu alati. Või kui ma tahan joonistada ristkülikut, siis ma saan joonistada, et see oleks näiteks 200,0, et hakkaks alumise joone pealt ja panna talle siis mingisugune mõõt 300,500 näiteks. Et dünaamilise koordinaadistikuga teoreetiliselt saab seda kõike ka teha, aga see kipub kaotsi minema, et väga lihtsalt on eksida. Muidugi saab veel siis selle panna koordinaadid vaate järgi paika, need on siis see X-i tasapind, nii nagu ma praegu vaatan, kui ma siia mingisuguse ringi joonistan, siis see jääb niimoodi veidralt kaldu, aga vahel on see siis vajalik ja saab siis valida ka külje järgi, aga see ka külje järgi valimine, nagu näete, siis selle koordinaadi sümboli järgi ei pruugi alati näidata meile ideaalset tulemust. Viimane oli see objekti järgi, ma sain objekti järgi